Tere päevast, head õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja külalised. Kalendrileht näitab 1. septembrit, teadmiste päeva, ja üle Eesti avavad koolid taas oma uksed uutele ja senistele õpilastele. Meil on täna juba üks aktus peetud 2. kuni 8. klassi õpilastele. Praegu siin laval on ootel 62 abitsa ja õpiku komplekti laval olijatele õpilastele. 9. klassi on jõudnud 87 õpilast. Kokku on koolis praeguse seisuga 855 õpilast. Seda on mõnevõrra vähem kui aasta tagasi, kuid siiski oleme me jätkuvalt väga suur kool. Ma arvan, et väga paljude võimalustega õpilaste jaoks ja loodan väga, et iga õpilane leiab nende hulgast endale midagi meelepärast, millega lisaks õppetööle süvenenumalt tegutseda. Sellest õppeaastast on meie õpilaskond ka natuke märgatavam ja ma arvan, et seeläbi ka ühtsam. Ja viitan siin juures koolivormile, mis laval vähemalt on valitsev. Peab küll tunnistama, et eelmisel aktusel mitte nii väga. Head kuulajad, kõigile on teada, mis olukord tabas koole ja kogu meie elu märtsikuus. Viirus ei ole kuhugi kadunud, seetõttu oleme ka meie valmistunud erinevateks võimalusteks. Aga need jäävad esialgu sahtlisse. Me proovime alustada õppeaastaga võimalikult tavapäraselt. Loomulik, et on tulnud teatud uusi reegleid, aga üldjoontes ei peaks see õppeaasta algust mõjutama. Ja kui peaks aasta jooksul tulema tõesti mingisugune vajadus piirata koolis viibimist, siis on ka kindel see tahtmine, et esimesed klassid ja kogu esimene kooliaste viibiks koolis võimalikult kaua ja teisalt 9. klassile ja kogu 3. kooliastmele toob see õppeaasta kaasa natuke rohkem neid digiõppe või siis täpsemalt hübriidõppe päevi. Aga see on ju tegelikult, kui me vaatame ümberringi, muutunud üheks elu osaks, nõudeks kui paljudes töökohtades ja mis see kool siis muud on kui ettevalmistus järgnevaks tööeluks. Järgnevalt 1. klassi õpilased. Ma nägin sisse marssides vähemalt nii mitmetestki silmis uhkust. Ma loodan, et see nii oli, et teis oli tahtmine tulla kooli, saada tõsiselt koolilapseks. Võib-olla see sisemine tundmine, et nüüd nii ongi, võtab veel mõned päevad aega, aga see koolivorm, need abitsad ja muud õppevahendid, õpetaja ja kaaslased aitavad kiiresti sisse elada.
ja erisõnum on ka 9. klassi õpilastele. Eks teilgi ole suur muutus. Tuleb harjuda teadmisega, et nüüdsest oled kooli kõige vanem klass, kõige vanemad õpilased. Tahad või ei taha, nooremad vaatavad teie peale, arvestavad, te olete eeskuju. Terve õppeaasta on aega ennast arendada, valmistuda ette järgmiseks astmeks. Aga samas on see ka aeg, kus võib-olla mõelda, millise mulje jätad endast maha koolis, nooremate õpilaste silmis. Ja kui tundub, et see võib-olla ei ole päris see, mida tahaks, siis on tegelikult ka aega muuta ennast, vaja on ainult tahtmist. Lõpuks on mul palutud üks tervitus ka edasi anda. Nimelt saatis täna hommikul sõnumi Riigikogu liige Tarmo Tamm ja soovis toredat koroonavaba kooliaasta algust. Ja soovin minagi ilusat õppeaastat kõigile. Aitüma kuulamast! Head noored, lugupeetud lapsevanemad ja õpetajad. Paljudega teist me kohtusime umbes 7 aastat tagasi. Ma usun, et teie vist ei mäleta seda kokkusaamist. Aga teie ema-isa ilmselt küll. Tegemist oli tookord titepeoga. Vaadake, päris kiiresti on see aeg läinud. Minu meelest küll. Või kuidas teile tundub? Ma arvan, et selle ajaga on juhtunud hästi palju. Ja kõik on kuidagi teistmoodi. Ja täna, kui te alustate nüüd täiesti omaette teekonda, siis täna tasub silmas pidada, et te teete ühe elu kõige olulisema sammu. Te hakkate õppima. Ja see kestab hirmutavalt kaua. Ehk mõelge, see ei saagi enam otsa. Homme tulete kooli, ülehomme tulete kooli ja muudkui õpite. Mitte ainult teie. Õpivad ka teie emad-isad. Võib-olla nii, et te ei märka. Aga ka vanaemad, vanaisad õpivad. Rääkimata nendest noortest, kes teid täna siia lavale tõid. Nendel saab juba 9 aastat varsti õpitud. Ja teate, kui targad nad juba on. Te ju saate ikka aru 9-ndikud, kui targad te olete. Ma usun, et nii targad kindlasti, et te kevadel ei otsusta õppimist järgi jätta, vaid vastupidi panetigi edasi. Kellel nii hästi pole läinud, kui tahaks, siis vaadake nüüd, head 9-ndikud on täitsa paras aeg hoopis suhtumist muuta. Seda enam, et nii nagu direktor juba ütles, teie olete need, kelle järgi tegelikult sellel õppeaastal Põlva kool joondub. Kelle moodi see kool on. Ja need pisikesed tüdrukud ja poisid, nemad tahaksid küll, et teie selle aasta jooksul neid hästi hoiaksite ja neile sõbrad oleksite. Head vanemad, tänavune aasta, nagu paljud on öelnud, on eriline. Samas, nagu ütles täna hommikul raadios Lauri Leesi, teenekas õpetaja,
on palju hullemaid aegu Eesti riigis olnud. On olnud aegu, kus on ühel päeval tuldud kooli ja järgmisel päeval pinginaabrit koolis ei olegi. Ei ole sellepärast, et ta on vahepeal külmale maale viidud. Ka selliseid aegu on Eesti üle elanud. Siis oli väga oluline hoida kokku ja täna on see sama oluline. Seetõttu mul jääbki täna teile kõige suurem soov. Mõistkem, kuulakem ja pangem tähele üksteist ja aidakem seal, kus vaja. Ainult nõnda me võime jagu saada rasketest õppetükkidest ja loomulikult ka koroonast. Hoidkem kokku, aga piisavalt kaugel üksteisest. Ja ärgem olgem positiivsed, vaid pigem negatiivsed selles mõttes. Ja kõigest hoolimata ilusat kooliaega ja ma usun, et 9 aasta pärast on meil põhjust rõõmsate nägudega kokku tulla ja tunnistada, et need samad tüdrukud poisid on palju-palju targemad kui täna. Head tarkusepäeva! Erinevalt eelkõnelejatest kavatsen mina maha lugeda kõik, mis ma kirja olen pannud, sest äkki läheb mõni tähtis mõte meelest ära. Austatud esimesse klassi minejad, austatud viimasesse klassi minejad, kallid lapsevanemad. Mul on au kooli hoolekogu poolt teid kõiki tervitada ja õnnitleda algava kooliaasta puhul. See aasta kevad tuli teisiti. Nõnda laulsid lava peal Marko Matvere ja Jaan Tõtte siis, kui Eesti astus Euroopa Liitu. See aasta, ka siis tulleks kevad tuli teisiti. See aasta tuli ta ka teisiti. See teisiti tulemine lõi meil kõik kogu turvalise ja rutiinse elu uppi. Me olime korraga uues olukorras, ei teadnud, kuidas käituda, kuidas olla, ei olnud selleks valmis, ei olnud meid selleks õpetatud. Ei teadnud, kaua see kestab ja kui hulluks see asi võib minna. See uus olukord pani meid kõiki proovile. Usun, et kõik lapsevanemad nägid nii kooli kui lasteaia tööd hoopis uues valguses. Olen kindel, et täna mõistame paremini lasteaia ja kooliõpetajaid, kui raske ja vastutusrikas on nende töö. Aga me saime hakkama. Ja me oleme jõudnud sügisesse, uude kooliaastasse. Ka sügis tuleb see aasta teisiti. Meie kooliõpilased alustavad uues koolivormis kooliteed. Ka mina alustasin kooliteed Põlva koolis. Toona oli koolil teine nimi, asukoht oli sama. Ja mul on väga hästi meeles, kui mina läksin esimesse klassi. See oli 38 aastat tagasi. See tundub terve igavik praegu. Aga ma mäletan, et olin elevil, kui mulle koolivormi läksime ostma. Ja kui ma selle selga sain, siis olin ma uhkusest lõhkemas. Sest see tunne, et ma nüüd kuulun kuhugi, ma olen osa millestki. See tunne oli nii hea. Nii hea, et ma mäletan seda siiamaani. Ja hoolekogu
nägi vaeva, koos kooliga tellisime just ilusad vormid. Kui ma selle oma tütrele tellisin, siis mul tekkis kange tahtmine seda tunnet taas kogeda, seda esimest koolipäeva. Teil ei ole midagi selle vastu, kui ma proovin. Väga hea tunne on. Noored lõpetajad, kevadel, kui aktusele tulete, tehke järgi. Aga see on eelmiste aastate hoolekogu töö ja see on kandnud vilja. Kui kevadel ma ei olnud üldse kindel, kas see kõik õnnestub. Aga täna minu süda on rahul. Meie ees on noored õppurid imeilusas vormis. Kallid lapsed, noored, kui te seda vormi kannate, siis hoidke seda. Hoidke seda logo. See on nüüd teie oma. Kandke seda uhkuse ja austusega. Olge head, käituge viisakalt, rääkige tõtt alati. Ärge tehke kurja, kaitske abituid ja aidake nõrgemaid. Õppige hästi. Õppige nii hästi, et teie lähedased, teie emad, isad, õed ja vennad ja teie kool võiks olla uhke teie üle. See võiks olla teie vanne. Kooli hoolekogu poolt soovin teile kõigile põnevat kooliaega, edukat tarkuse kogumist ja õnnestumisi kõikides teie ettevõtmistes. Ja tsiteerides klassikuid, kui raskeks läheb, toetame. Igatahes. Tere lapsed! Kuidas teil läheb? Hästi. Kas teie teate, kes mina olen? Lotte. Mul on nii suur rõõm teid kõiki siin täna näha. Kas lootasite kooli? Jaa, tõstame püüdlad ülesse. Juhuu! Kas te teate, kust mina täna tulin? Vara hommikul hakkasin tõukerattaga sõitma. Lottemaalt. Kes sõitnud Lottemaalt? Tubli tüdruk Lottemaalt. See oli väga pikk sõit. Nägite, millega ma tulin? Tõukerattaga. See on minu isa leiutatud tõukeratas. Kas keegi on teist Lottemaal käinud? Kes on sina oled? Oi, kui paljud, väga vahva. Keda te Lottemaal näinud olete? Mind, Lottet, keda veel? Brunot, keda veel? Albertit. Alberti isa. Kas keegi Helmit ka nägi? Lotte isa, Lotte ema. Super! Te olete kõiki leiutajate küla elanikke. Aga teate, mis jama on? Mina ei tea, kes teie olete. Ja ma väga tahaksin teie kõikidega tuttavaks saada. Kuidas on võimalik, teid on nii palju, aga ma tahan teada, mis on teie nimed. Mul on üks põnev idee. Teeme nii, et kui mina loen 3, siis igaüks ütleb selge ja kõva häälega oma nime ja nii ma äkki saangi kõik teie nimed selgeks. Kas proovime? Mina olen 3, sina ütle kõva häälega oma nimi. 1, 2, 3. Super! 10 nime sain selgeks, teeme ühe korra veel. 1, 2, 3.
on mul kõik nimed peas ja saame edasi lõbutsema. Aga teate, ma oleks olnud palju õnnelikum, kui teised leiutajate küll elanikud oleksid ka saanud tulla. Aga nemad ei saanud, jäid leiutajate külla. Näiteks minu parim sõber Brunoke. Kutsusin kaasa tema. Tema ütles, et ei, mina nii kaugele ei sõida, eriti veel sellise vana tõukarattaga. Nii jäi Brunoke leiutajate külla. Mis te arvate, mida doktor Ave jäi tegema leiutajate külla? Õige ravima. Doktor Avel on ju nii palju patsiente, kes on vaja terveks ravida. Pluss doktor Ave avas uue jääpurika kaevanduse, nii et neid on vaja tal seal kasta. Nii et seega tulin praegu ainult mina. Ja teate, üks tegelane jäi nimetamata, Adalbert. Adalbert ei saanud teie juurde tulla sellepärast, et temal on käsil uus leiutis. Mis te arvate, mida võiks Adalbert leiutada enne kooli algust? Aabitsa. Aabitsad on juba leiutatud teile. Ajamasina, seda ta proovis ei õnnestunud. Koolimaja on ka olemas. Aga ma siis räägin saladuse. Adalbert jäi leiutama tarkuse masinat. See on üks väga vahva masin, ma kohe räägin. Siin on üks suur kast. Sina astud kasti sisse, kükitad, Adalbert tuleb ja valab sulle 100 raamatut pähe. Ja sina ootad pool päeva seal kastis, tõused püsti, astud kastist välja, oledki tark. On ju lihtne. Mina seda ei uskunud. Kutsusin oma sõbra Bruno. Bruno tuli. Enne kasti astumist küsisin tema käest. Bruno, palju on 2 + 2? Mis te arvate, mis ta ütles mulle? 4. Ei öelnud. Bruno ütles mulle, et 2 + 2 on ikka 2. Vale vastus. Ja siis ma ütlesingi Brunole, et sinul on seda tarkuse masinat küll vaja. Nii et Bruno astus sisse, kükitas, Adalbert kallas talle 100 raamatut pähe. Nii ta oli seal pool päeva. Tuli aeg püsti tõusmiseks, astus kastist välja ja mina tulin tema juurde. Küsisin, kui palju on 2 + 2? Mis ta mulle vastas? 4 ei vastanud. Bruno ütles, et 2 + 2 on ikka 2. Nii et Adalberti leiutis ei toiminud jälle. Aga mis sina arvad, Põlva kooli 1. klassi laps? Kas sinul oleks tarkuse masinat vaja? Ei, sina arvad, et saad ilma masinat hakkama? Jaa, no kohe teeme proovi. Mul on sulle varuks mõned mängud ja selle käigus saame teada, kas ma pean Adalbertile ütlema, et ruttu tarkuse masin Põlva kooli või saad hakkama ilma. Vot, nii et esimene mäng on mul siin nurga taga peidus. Ja seda mängu kutsutakse roositähe mänguks. Ja see mäng on väga lihtne. Mina tõstan sulle kõrgele ühe tähe, sina vaatad, mis täht see on. A-täht. Aga nii lihtne ka see olla ei saa. Sinu ülesandeks olnud mulle öelda A-tähe pealt sõna. Aabits, super. Albert, auto, väga hästi. Võtame järgmise. Mis täht meil siin on? Oskar, orav, oranž, Oliver, väga hea, kellegi nimi on Oliver, eks super, O-täht on selge. Võtame veel. Rattas, rebane,
R-täht on selge. Ja nüüd jätsin lõppu kõige keerulisema tähe. B-täht. Banaan. Baby Brian, super. Tähed on küll teil väga selged. Teeme suure aplausi, et tähed on nii selged. Nii, järgmised. Tähed on meil selged. Aga kuidas on lood numbritega? Hästi. Teeme proovi. Järgmise mängu nimeks on Lotte pika nina mäng. Ja kuula, kuidas see mäng käib. Mina ütlen sulle liitmis- või lahutamist ette koos vastusega. Kui minu öeldud vastus on õige, näitad sa mulle kahte õiget. Kui on vale, siis näitad mulle Lotte pikka nina. On selge, kui on õige ja kui on vale. Teeme proovi. 2 + 2 on 5. Kõik näitavad pikka nina. 3 + 3 on 6. Super, pöidla kõikidel püsti. 5 + 5 on 9. Ei ole 5 + 5 9. Tubli. 1 + 1 on 10. Ei ole. 4 + 4 on 10. Ei ole 10. Super. Numbrid on ka teil olemas, täitsa peas. Tähed on selged. Tundub, et teie tarkusemasinat ei vaja. Aga teate, midagi ma teile leiutajate külalt kaasa võtsin. Ja see on veel parem kui tarkuse masin. Ma võtsin teile kaasa. Kes teab, mis on? Lotte tarkuse kohvri. Ja see on parem kui tarkuse masin, sellepärast, et see kohver on ääreni tarkust täis. Ja mina näitan sulle mõnda asja, mis sul siin kohvris peidus on. Võtame lahti. Esimene raamat, mis see on? Aabid, sinu kõige tähtsam raamat üldse. Aabitsast leiad sa kõik minu sõbrad ja minu perekonna. Ja meie õpetame sulle lugemist, nii et see raamat muudab su väga targaks. Vaata, mis meil siin veel põnevat on. Kirjatehnika vihik. Mis siin olla võiks? Vaata. Just, siin on igasugused tähed, sõnad ja laused. Ja kui sa selle raamatu nüüd ilusasti läbi täidad enda käekirjaga, on sul maailma kõige ilusam käekiri. Ja vaatame nüüd, viimane asi, mis ma sulle näitan, on minu lemmikõppeaine. Mis see olla võiks? Matemaatika. Kas sinule meeldib matemaatika? Jaa! Kas kellelegi ei meeldi ka matemaatika? Sulle meeldib. Super, kui nii paljudele meeldib. Kuula nüüd. Miks minule matemaatika meeldib? Ma räägin sulle jälle ühe saladuse. Meil leiutajate külas on maailma parim õpetaja ja see on minu emme. Ja miks ta matemaatika mulle nii heaks teeb? Minu emme õpetab matemaatikat meile pannkookidega. Nii et mina saan küll öelda, et matemaatika on minu jaoks sama magus ja mõnus nagu üks pannkook moosiga.
ja ma loodan, et ka teile hakkab matemaatika väga meeldima. Jaa, aga nüüd meil on jäänud ainult üks mäng ja peale seda saab iga laps siit endale tarkust täis kohvri. Just, nii et kui sa nüüd oma õpetaja juhendamisel selle kohvriga terve õppeaasta õpid, siis tead, sa võid varsti ise õpetajaks hakata. Nii et ole väga hoolas. Nii, aga nüüd kuula meie viimast mängu. Viimane mäng on väga lihtne. Varsti ma palun sul püsti tõusta. Nii poisid ka kuulevad, muidu pean Adalbredi kohale kutsuma. Et on käitumismasinad või on nii? Nii, kuule nüüd, varsti ma luban sul püsti tõusta. Ja kui sa püsti tõused, hakkab muusika mängima. Kui muusika mängib, saad sa olla ise leiutaja. See tähendab seda, et sa leiutad endale ise tantsu. Sa võid kas keerutada, kükitada, niipidi keerutada, teha lihtsalt plakse. See kõik on sinu enda teha. Aga nipp seisneb sünd selles, et kui muusika kinni jääb, muutun mina su suumuks. Ja see tähendab seda, et mina jälgin, et kõik lapsed jäid kivikujuks. Eks? Nii et kui muusika jääb kinni, oled kivikuju. Kas on aru saadav? Super, ole hea, tõuse püsti. Ja võid muusika mängima panna. Ja tantsi keeruta. Super, ja tants edasi. Ilma sulla pole vist ei saa. Meile olemas on ilm ja maa. On ka ja mina olen see. Ja su summu tuleb. Super, ja viimane kord. Väga hästi, võite istuda, super tublid. Aga teate, Põlva kooli armsad esimese klassi lapsed, kuna mina tulin väga kaugelt leiutajate külast, siis minul on aeg kohe hakata tagasi liikuma. Et mina võtan oma tõukeratta ja annan jalale muud kui kuuma, et ruttu tagasi jõuda. Ja kuula nüüd, sina saad kohe oma väga vahva kohvri, nii et hoia seda terve õppeaasta. Ja ma soovin, et sinu esimene uus kooliaasta oleks täis rõõmu, seiklusi, palju uusi sõpru ja muidugi ka tarkust. Ja ma loodan, et sul tarkuse masinat vaja ei lähe. Ja üks asi veel. Vaadake, teil on siin tagaridades teie õpetajad. Hoidke oma õpetajasid, sest ma tean, et nad on teil maailma kõige paremad. Aga minu poolt on kõik. Ma loodan, et teil tuleb äge aasta. Tšau, sõbrad! Palume direktori ja õppejuhi esimese klassi õpilasi õnnitlema. Nora Antonov.
Kennet Hani. Olev Kiljak. Art Markus Kotisse. Sten Kruuskand. Gustav Kurvits. Mai Plattu. Liisandra Lugamets. Keron Lõiv. Karl Kalju Lüüs. Kaur Mets. Marten Metsakaev. Mirtel Muuga. Heleri Mägi. Kaisa Ojasoo. Henri Parts. Annabel Ramson. Itimari Sarapuu. Ja esimese A klassijuhataja on õpetaja Sille Malvik. Esimene B-klass Melanie Isabel Hindriksoo. Miia Mirel Hindriksoo. Kalju Järv. Janette Kade. Keitli Kangro. Kevin Kaskla. Markus Killö. Temo Laane. Temo on haige, puudub. Tristan Leesalu. Kas Tristan oled siin? Isa küll on, siis on Tristan ka, ma arvan. Isa tuleb kooli. Maribel Lepp. Steven Musting. Reven Ojamets. Jasper Padar. Martin Koks. David Aleksander Runthal.
Ravel Saldre. Keit Sammalkivi. Kirtel Sammalkivi. Haldja Tsvetkova. Ain Unt. Esimese B-klassi klassijuhataja on õpetaja Eha Kraav, kes kahjuks puudub haiguse tõttu. Soovime talle kiiret paranemist, aga täna on õpetaja Taili Tensing tema asendaja. Esimene C-klass, Karolin Arakas. Lenne Kärt-Ats. Karl Johannes Härma. Diana Jervotšenko. Kristen Karuse. Sander Kiilo. Kettel Koitsaar. Marko Kosk. Viktor Kusilov. Brian Kübart. Mirtel Laine. Sofia Leiste. Oliver Lihtsa. Noora Mälton. Kristo Mölder. Rando Nemvalts. Mairi Rattus. Stig Raudnagel. Saskia Perit Salonen. Lisandra Wegner. Kris Markus Vester. Karl Kristjan Viiard.
ja esimese C-klassi klassijuhataja on õpetaja Piia Liblik. Suur tänu kõigile esinejatele ja külalistele, kes muutsid meie kooli avaatuse pidulikuks. Koolikell, küll su hääl on ikka hell. Meie kooli direktor Koit Noop kuulutab õppeaasta avatuks.